Sügisel korraldas Maanteeamet vähemalt 65-aastastele aktiivsetele autojuhtidele tasuta täiendkoolituse väärikas mootorsõidukijuht. Koolitus koosnes 2 osast, teoreetilisest õppepäevast ja individuaalsest sõidutunnist. Milline oleks koolitaja kokkuvõte? Et paarsada inimest, kes on minu koolitustel osalenud, ma usun, et nad on kindlasti täna oluliselt teadlikumad liiklejad, teisi arvestavamad ja ohutumad. Võib ütelda niimoodi, et see koolitus eakatele oli väga vajalik. Muidugi algul olid meil kõigil olid suured hirmud, eks ole, et mine ei tea, mis seal toimuma hakkab. Aga kui see päev jõudis kätte, siis oli soovijaid juba isegi rohkem, kui oleks me võinud sinna registreerida. Et praktilise näidete varal läks hästi peale, et ei olnud nagu teooriat loetakse maha, aga praktilise näidetega väga hästi istus see meie inimestele. Mis koolituselt eriti eredalt meelde jäi? Eriti jäigi meelde see, et ta oli väga praktiliselt üles ehitatud ja kui me nüüd tuleme tagasi selle sõidu juurde, siis sõit oli ka väga hästi tehtud, et Priit jälgis meie, ta absoluutselt ei seganud meid, laskis meil vabalt sõita mööda linna, kus ta tahtis näha ja pärast ta tegi selle kokkuvõtte ja selle mõningad kokkuvõtted olid isegi endale üllatuseks, mida ise kunagi nende paljude aastate jooksul ei olnud aru saanud, et olete teinud vigu. Kas midagi on koolituselt rakendatav ka kohe liikluses? Kindla peale kohe, ma võtan oma kogemuste varal, tähendab ökonoomse sõiduga, et see Priidu tähelepanek oli väga hea, minule vähemalt. On selliseid koolitusi vaja? See koolitus on vajalik ja väga hea oleks, et seda tehakse veel, et leiaks Maanteeamet kui ka kohalikud omavalitsused leiaks seda raha, et teha nendele eakatele. See ei jookse mööda külgi maha, mitte kellelgi. Vaadates tulevikku leian, et need koolitused on väga vajalikud ja nad peaksid jätkuma üle Eesti. Kui seni olid need koolitused tasuta, siis kas ehk oleks eakad nõus ka mingi väikese summa koolitusel osalemiseks ise tasuma? Ma arvan, et inimesed on nõus. Selle teemal oli meil isegi täna hommikul oli siin jutt, inimesed olid nõus, et kui see koolitus peaks toimuma, et nad on nõus ise ka panustama. Ja.